küsimus, et miks 5.50 on, et võiks olla 75. See on midagi taolist, aga 0.75 on natukese vähe. Igal juhul, palun, olümpiavõitja Gerd Kanter. Head kohalviibijad, jah, eks neid üritusi on olnud päris palju, meid on tänatud ja kiidetud ette ja taha. Mina muidugi ei väsi kiitmast Tõnut ja Jürit, et me saame seda sündmust siin taas koos tähistada, sest et ma usun, et jagatud rõõm on igal juhul suurem rõõm ja see, et me oleme suutnud Eesti rahvale niivõrd palju anda. Ja ma arvan, anname edasi. Iseenesest kindlasti väga hea enne on see, et kui mina eelmine aasta või tuli siis välja minu tervikasi, siis ma usun, et see tundub päris suur seos sellega, et varem või hiljem järgneb sellele Mark. Nii et siin on meil päris mitu maailmameistrit, kes on seda sama rada käinud. Nii et mina näen igal juhul, et tundub, et aastal 2012 on siin põhjust, ma arvan, ühte teist Marki ka esitleda. Aga soovin kõigile edu ja meeldivat koosviibimist. See on signaal, et teine peategelane saab sõna. Jüri Jaanson. Tere kõigile. Ma usun, et ja tean, et sportlastel on väga hea meel Eesti Posti välja kujunenud traditsiooni, et nii parimad sportlasi kui ka kultuuritegelasi kõik vaadatakse markidele tervikasjadena. Ja ma loodan, et see traditsioon kannab Eestit ja meie riiki edasi. Mul on ka hea meel, et esmakordselt nüüd pääsesid Eesti Posti tervikasjale ka sõudjad. Sest tegelikult ju sõudjate ja Eesti Posti koostöö ju ulatub aastasadade taha. Olid ju omal ajal ju sõudjad need, kes Eesti Posti toimetasid üle jõgede ja üle veekogu. Muidugi hiljem, kahjuks tehnilise progressi käigus see koostöö on katkenud, aga miks mitte seda muidugi uuendada. Me oleme hea meelega nõus Eesti Posti kas või logogi oma paadil kandma, muidugi mõista mõõduka teenustab. Aga niisugused asjad on, jah. Soovin kõigile jätkuvat edu ja just Eesti Postile selle traditsiooni edasikandmiseks. Aitäh teile! Võib-olla enne, kui me mõned meened üle anname, paar sõna ka. Tegelikult on see Eesti Posti jaoks minu arvates selline kena traditsioon välja anda sangarite kas siis tervikasju või marke, aga ma toon ühe näite, kuidas traditsioon võib ka väga kummaliseks muutuda. Käisin sellel kevadel Põhja-Koreas ja nägin seal sellist olümpiasangarite marki, mis võib ka väga suurt väärtust omada, aga väga kummalisel põhjusel. See oli mark 1980. aasta jäähoki olümpiavõitjauks ja sellel margil oli NSV Liidu meeskond. Kõik ilmselt mäletavad, et tegelikult selle olümpia võitis USA. Ja nii võib mark saada ka väga kummalisel kombel hindamatuks või väga suure väärtuse osaliseks. Ma soovin, et need margid, mida Eesti Post on välja andnud, aga annab ka tulevikus, on alati õigete olümpiasangarite margid ja tervikasjad. Jõudu sportlastele, et neid võite tõepoolest Eestile tuua. Palju õnne! Jüri Jaansonile annaks ühe. Tõnu Henrikson.
kes on muideks Eesti Posti nõukogu liige. Rein Kilk. Tore, et minu vihjast nii ruttu aru saadi. Palju õnne. Niisiis, 1000 vabandust, et asi viibis, aga nüüd on nad siin ja Lembit Lõhmus, Margi kujundaja ja ka siis Sõudjate tervikasja autor samamoodi ja Lembit Lõhmus on väga osavalt ka tänase päeva esitluseks valinud. Lembit Lõhmusel on muide täna sünnipäev. Aplaus Margi autorile. Ja see on siis tema 151. Gerd Kanterile pühendatud mark on tema 151. Eesti Postis tehtud ja siis tervikasi Jaanson Hendriksonile 152. Nii et statistika, kui täpselt järgi pidada, siis need numbrid on niisugused. Tõnu Hendrikson, Jüri Jaanson, Gerd Kanter. Nad on muidugi juba praegu siin, ma ei oska öelda, kui palju autogramme juba jaganud, nii et kui nad nüüd ka selle põhivooru täna läbi teevad, siis tuleb ainult head meilt tunda, et mehed on peaaegu et puhkusel juba, muidu ei lendaks ketas ega püsiks aer käes ilmselt pärast seda. Ilmselt ei ole vaja seletada asjatundjatele, kus miski paikneb ja kust mida saab. Ilmselt olete teie need, kes võiksid kõiki siin maailmas õpetada. Nii et ei oska muud öelda kui edu, jõudu ja vastupidamist ja oleks selliseid aastaid ja selliseid päevi lihtsalt rohkem, kui meil oleks oma spordisandarid võimalus vastu võtta ja Eesti Postil võimalus siis teha jällegi olümpiavõitjate auks marki ja kui te mäletate Gerd Kanterit eelmisel aastal maailmameistriks tulles, kui ta tervikasja sai, siis eks sai väike veksel välja visatud ka Eesti Postile, et pange plaani, tuleval aastal tuleb marki teha ja nii see ka läks. Ja alates 2000. aasta Sydney olümpiamängudest on siis nii talvel kui ka suvel olnud alati põhjust siis ka Eesti Postil olümpiavõitja auks mark või margid isegi välja anda. Nii et nüüd on siis 2010. aasta Vancouveri talimängud ees. Keeruline, aga eks jääme põnevusega ootama.